Okei, sissejuhatuseks nii palju, et ma arvan, et see tundub olema selle korra teema, et inimene tegelikult, kes tellis selle ettekande, ma arvan, et teda ei ole siin praegu. Et see ei ole minu idee sellest rääkima hakata lihtsalt, noh, kuidas ma ütlen, see on ka jälle niimoodi, et põranda all on meid rohkem kui üks, aga see oli teise inimese idee, siit teise ulmiku idee, et sellest arhiivist võiks ka rääkida, sest sellel on mõningane kattuvus sellega, mida meie siin praegu mõistame ulmefändomi nime all. Ja ma üritan käia üle need väiksed kattuvuspunktid ehk miks. Üritan rääkida hästi kiiresti selles mõttes, et fännilooming, mis on fännilooming, selleks võiks rääkida ka 2-3 tundi, eks ole, peatage mind, kui ma liiga rääkima hakkan, mul on komme rääkida paljudest asjadest ja liiga palju. Defineerida ära natuke teises mõttes fännkond või fändom ja natukene rääkida nende kahe eelneva ajaloost ja arengust sellepärast, et kui ma hakkaksin teile kohe rääkima sellest arhiivist, mis on minu meelest ka tehniliselt täiesti suurepärane, millel on muud asja, siis osad teavad, miks see oluline on ja need, kes ei tea sellest arhiivist, keda halligi, need ei saa aru, miks see oluline on, miks ma haibin võib-olla mingisugust sellist asja. Räägin meie oma arhiivi ja transformatiivloomingu ühenduse asutamisest natukene ja siis ma räägin sellest arhiivi sisust ja tehnilisest poolest. Ja kui kellelgi on pärast seda veel küsimusi ja kõik ei ole poole veel põgenenud, siis palun väga. Miks ma räägin sellest arhiivist või vähemalt üks kokkupuutepunkt? Fänniloomingut võib luua absoluutselt igasuguse loomingu põhjal, aga näiteks selle, ja mul ei ole võib-olla head tõlget, mina olen selle kohta kasutanud sõna näiteks lääne meediafändom või anglofoonne inglisekeelne meediafändom, mis kumbki ei ole päris õige, sest ta on ka jälle laienud, aga selle juured on seal. Selle kaasaegse subkultuuri juured tegelikult on ka ulmes ehk need, kes teavad, ma ei hakka küsima siit niimoodi, ma tavaliselt pean ülikoolis loenguid ja siis ma küsin, et kas keegi on sellest juba kuulnud ja kas keegi ei ole, aga ma ei sunni siin neid inimesi kätt tõstma, kes nagu mina loevad poole ööni fanfic'i ja siis neid, kes ei tea mitte midagi, ka neid ma ka ei sunni kätt tõstma. Aga asja point on see, et need, kes teavad, kes ei tea, neile ma ütlen, et selle juured tehniliselt on 60-ndate, 70-ndate aastate üle 50-aastastes Ameerika koduperenaistes, kes vaatasid Star Trekki ja mõtlesid, et jube kihvt oleks sinna mingisugused oma asjad juurde keevitada, mida seal nende arust puudu oli. Ma arvan, et enamus meist, kes siinpool lompi sellesse konkreetsesse fännkonda või fändomisse on sattunud natukene hiljem, ehk siis, kui tuli esimene internetipääs ja igaühe jaoks on see erinev. Ehk siis need kõige esimesed prinditud rotaprindi fänniajakirjad, mida tehti ka selle kohta, ja mingisugused Useneti grupid ei olnud meie jaoks, sest ma arvan, et enamus meist ei olnud sel ajal veel ülikoolis, kui nad sellele ligi pääsesid. Aga alates hiljem, kui meil tulevad seal juba need bulletin board foorumid, Yahoo grupid, veebiringid, individuaalsed kodukad, IRC, kõik sellised, eks ole, ma ajastan ka ennast nüüd. Aga põhimõte on see, et kuigi fänni sisu luuakse õudselt paljude originaalallikate peale ja siin me võime ka jälle põigata tagasi selle peale, mis on originaalallikas, nagu eile juba räägiti, et kui me hakkame rääkima, et siis et pärast Gilgameshi ei ole olnud võib-olla midagi väga palju originaalset. Me võime olla kindlad, et Gilgameshi Enkidu seisavad ka kellegi õlgadel, ainult et see on lihtsalt nii sügavale ajaloo mudasse vajunud, et me ei tea, kes need on. Aga teine kokkupuutepunkt, mis võib-olla on, ütleme, mitte fanfici ulmikutele tuttav või tuleb tuttav ette, on see, et see arhiiv sai aastal 2019 Hugo. Kui siis parim seotud teos
ehk ta sai selle projektina, mis tähendab seda, et tehniliselt mina võin öelda, et mul on hästi väike osa Hugos. Ja teine põhjus, nagu ma pärast edasi räägin, on see, et tegelikult selle konkreetse arhiivi ja selle organisatsiooni loojate hulgas ja toetajate hulgas on mitmeid ulmekirjanikke. Eesti mõistes ulmekirjanikke, sest me ei hakka jagama seda, mis on meil science fiction ja mis on fantasy, minu meelest see on nagu selles osas, kui palju keel teeb mõtteviisi, siis on jube kihvt, et meil eesti keeles ei ole eraldi sõnu selle kohta, vaid kõik on ulme. Vähem kasti panekut tuleb. Miks mina sellest räägin? Ongi see jälle, et ma teen Hunt Grimsilma 9 ametit, paljusid asju keskmiselt sitasti, siis lisaks sellele, et ma olen ulmefänn, olen ma ka ühel lõpmatul vabal ajal, mida mul ei ole, fänniloomingu põhiliselt tarbija, aga vahel harva ka looja. Ja muu hulgas, kuna see organisatsioon on rahvusvaheline ja toetub ainult vabatahtlikele, siis ma olen praegu juba, ma arvan, et varsti juba äkki 7 aastat või olen Eesti tõlkerühma liige. See tähendab seda, et arhiivi mingisuguseid korduma kippuvaid küsimusi ja mingisuguseid uudiseid ja lehti üritatakse vaikselt tõlkida väga mitmetesse keeltesse üle maailma. See töö on aeglane ja aeg-ajalt läheb see vetsupotist alla, sest ka seal on ette nähtud toimetamine ja kui sa oled oma tiimis üksi ja tõlgid ära 10 teksti ja siis sul 3 aastat ei ole kedagi, kes neid toimetaks ja nad on uuendatud selleks ajaks ja sa tõlgid nad uuesti, kui keegi teine tuleb. Aga millest ma räägin täna? Ma tahtsin tegelikult rääkida põhiliselt sellest arhiivist, aga me ei saa rääkida arhiivist, kui me ei räägi transformatiivloomingu ühendusest, mis on katusorganisatsioon, millel on kõik need projektid. Ja ma hästi lühidalt hiljem mainin ka neid alumisi projekte. Miks valiti selleks ühenduse nimetuseks transformatiivloomingu ühing? Seda ma võin äkki küsida, et kas ma arvan, et tänapäeva selles nii-öelda kollektiivses teaduses inimesed on tuttavad sellise terminiga nagu fännikirjandus või fanfiction inglise keeles. Fanfic, eks ole. Ja inimestel on selle kohta, isegi kui nad seda ei ole isiklikult tarbinud, on mingisugused klišee arusaamad, mida nad on kuskilt lugenud. Need klišee arusaamad on täiesti tõsi ja üldse mitte tõsi, nagu kõik asjad. Aga siin ongi jälle see asja küsimus, et kuhu me tõmbame piiri. Ehk mis on fanfic, ehk siis ma ei tea, mingi 12-aastase tüdruku halvasti kirjutatud seksifantaasia, mis on see üks klišee. Kuigi tegelikkuses need on tavaliselt pigem 70-aastaste koduperenaiste hästi kirjutatud seksifantaasiad. Aga, ja mitte ainult, aga et kuhu tõmmatakse piir selle vahel, mis on nii-öelda fännilooming ja mis on transformatiivne looming. Me võiksime väga otseselt argumenteerida jälle täpselt seda sama, et alates Gilgameshist on kõik derivatiivne. Ehk me kõik korjame troope, klišeesid, aluseid kuskilt ja me töötame need ümber. Ajastule vastavalt sellele, mis parajasti moes on, kuidas me ise tahame seda väljendada ja kuidas need võib-olla, kes meie jaoks seda kaasavad, väljendavad. Et teatud argumendiga me võime öelda, et see eile õhtul tutvustatud nii-öelda kummarduse tegemise sari Howardile näiteks, eks ole, on ka fanfic. Ja samas ongi see, et mis tõmbab sageli võib-olla piiri selle vahel, et mis on nii-öelda legaalne fännikirjandus ja mis on siis mittelegaalne fännikirjandus, on see, kas algallikas on koopiaõigusega kaitstud või mitte, kui palju ja kui kurjalt koopiaõiguse omanik seda kasutab. Tänapäeva liikumise puhul võib olla niimoodi, et tahetakse asju hoida võib-olla igavesti koopiaõiguses ja hakatakse meile neid rentima, sest ega osta sa ka enam koopiat varsti ei saa. Ja teisest küljest, et kui palju seal on tegemist mitte niivõrd võib-olla loomisega
laiale tarbijaskonnale, vaid loomisega kitsamale subkultuuri tarbijaskonnale, loomisega endale, loomisega oma sõpradele ja sellise nii-öelda kingimajanduse või vahetamisega. Aga transformatiivlooming tegelikult on laiem katustermin ja nad valisid selle selles mõttes täiesti õieti. Mul on 2 videot, mis ma loodan, et mängivad, sest ma unustasin ära, milline seis siin internetiga on. Mis ma tahaksin näidata, millest esimene võiks olla laiemalt transformatiivlooming ja teine on võib-olla natuke kitsamalt fännilooming. Ma ei tea, võib-olla need ei mängi lõpuni, aga ehk te saate idee kätte vähemalt. Nii et proovime. Oma hotspotis. Oota. See ei hüppa nüüd, kas siin on nüüd midagi, miks ta ei võta seda brauserit ette? Brauseri seadetes. Vaatame, kas ta tuleb. Ei tule. Selles mõttes, sest ta näitab mu screensaverit lihtsalt täiesti hajameelselt praegu ja ma ei saa selles mõttes aru, kas see on PowerPointi probleem. Ma tõesti vabandan selle koha pealt, sest ma... See on muuseas täiesti adekvaatne fänniloomingu taust. Just. Aga küsimus, kas sa tuled vaatad korraks sellepärast, et kui ma võtan, kas see on äkki PowerPointi jama, sest kui ma võtan PowerPointi presenter mode'i, siis ta hüppab ette ja kui ma võtan PowerPointi presenter mode'ist maha, siis ta näitab... Ei, see on mul brauseris. Mine võib-olla see presenter moodist välja, mine brauserisse ja sikuta. Ma proovin korraks, kui ma teen, ma saan äkki selle üldse kinni panna, kas meil siis läheb asi paremaks? Ei lähe. Võta brauseri äärest kinni. Just, ja sikuta nüüd üleval. Võta siit üleval kinni, sikutaks paremale või vasakule. Vaatame, kas see tuleb. Tuleb, hurraa! Ja võt see ongi jälle ka see, et issanda karistus on see, kui sa võtad uue läpaka just 3 päeva enne presentatsiooni. Aga mõned võib-olla mäletavad seda bändi. Okei, sorry. Jah.
jah, no ühesõnaga see on nüüd see, mis ilmselt langes interneti ohvriks. Ehk live long and prosper, eks ole. Ja tegelikult oli niimoodi, et ma tahtsin näidata neid videosid mitte üksteise järel, aga kuna meil siin on tehnikaga võitlus, siis ma näitan teise video ka kohe ära. Nii et ma palun kannatust nendelt, kes ootasid, et ma jauran ja nendelt, need on ilmselt õnnelikud, kes ei taha, et ma jauran pidevalt. Ehk see esimene on tegelikult täiesti legitiimse 80-ndate bändi väike pala, mis oli mingi aeg väga populaarne, neid kutsuti tegelikult esinema, nad meeldisid ilmselt ka Star Treki nii-öelda loojate tiimile, neid kutsuti esinema, nad ei viitsinud tulla esinema ja tekitasid selle video selle asemel, mis on minu meelest ka geenius. Ma arvan, et keegi ei vaidle selle vastu, et see on transformatiivne looming tegelikult, eks ole. Aga see on see, mis on olnud allikaloojate poolt heaks kiidetud. Ja siis on see, et kes on ka minu vanused, võib-olla mäletavad sellist kena sarja. Vaatame, kas see on nüüd nõus mängima. Mitte see. Jah, aga ma tahaks. Just, thanks.
ehk nii, kui ma saan nüüd tagasi oma reseka juurde, siis ma olen väga õnnelik. Ma panin, nojah, ühesõnaga, selge. Ehk see võiks ollagi ka mingisugune erinevus, kuigi võib-olla marginaalne selle vahel, mis on laiemalt transformatiivne looming ja mis on nii-öelda fanfic. Sageli sa võid püüda seda teha vahet nagu restorani toit ja kiirtoit ja samas on see, et need piirid hägustuvad. Et sa võid panda sellele sellise kena definitsiooni, nagu on transformatiivloomingu ühendus andnud, ehk see on looming, mis korjab midagi allikast, annab sellele juurde, selle peale rihvib, teeb midagi, või sa võid öelda lihtsalt seda, nagu siin öeldakse, et vahetevahel on fännikirjandus armastuskiri allikale ja vahetevahel on see telegramm, mis ütleb keri perse, varsti järgneb pikk kiri sellest, mida sa tegid valesti. Või meil on olemas täiesti ka akadeemiline pool, mis uurib nii selle nurga alt fännkonda kui ka seda transformatiivloomingut, ehk siis me võime leida, Henry Jenkins on üks esimesi selle ala akadeemikuid. Ja üks transformatiivloomingu ühenduse projekte on tegelikult eelretsenseeritud teadusajakiri, selle teemaline. Aga siin on ka üks vahe toodud, et kus tõmbame sageli piiri selle kohta, mis on selline kena nii-öelda transformatiivlooming laiemalt või mis on, vanamoodsalt me teame, mis on pastiš, eks ole, või mis on fännikirjandus, on ka see, et fännikirjandus võib olla vastus sellele, kui meil kasvavalt nii-öelda kaasaegsed müüdid on ära kaubastatud. Ehk täpselt samamoodi Gilgameshi kohta me võime kõik midagi kirjutada. Odüsseia ümberkirjutusjutustusi kas või näiteks naistegelaste seisukohast on praegu ilmunud päris mitmeid. Silence of the Girls ja mis seal on see House of Odysseus ja mitmed need, eks ole. Mõned argumenteerivad, et ametlikult publitseeritud, aktsepteeritud üks fännikirjanduse teerajaja on see White Sargasso Sea, mis on põhimõtteliselt Jane Eyre'i taustalugu, eks. Aga kaasaegne läänelik meediafändom on see, mis kannibaliseerib ja ehitab oma Frankensteini koletise või kirjutab oma armastuskirju nendele kaasaegselt teaduses ringlevatele allikatele, mis inimesi kaasa tõmbavad ja nende hulgas on hästi palju ulmet. Ja selles mõttes see on minu meelest üks kena tsitaat Henry Jenkinsilt on see, et see fändom ongi, ta tuleb tasakaalust kahe asja vahel. Frustratsioon ja veetlus. Kui see allikas ei tekitaks sinust tugevaid tundeid, jälle eilsele tagasi minnes, mis oli juhend romaani kirjutamiseks, leia midagi, mis tekitab lugejaid tugevaid tundeid, siis me ei hooliks sellest allikast. Aga kui see allikas meid ei frustreeri, siis me ka ilmselt ei loo väga palju midagi, mis seda väga palju transformeerib, siis me jääme ainult arvustuste või kiitvate arvustuste juurde või äärmisel juhul teeme oma kummarduse sellele allikale.
ja tegelikult sellest, et seda on nii palju erinevat selle spektrumi peal, siis tegelikult ma arvan, et see selgitabki, miks fännikirjandus kitsamalt, fännilooming laiemalt olemas on. Henry Jenkins on üks tema algseid publikatsioone sellel teemal. Selle pealkiri on põhimõtteliselt teksti salakütid. Ja see mingil määral kuvab ka ta suhet allikaga hästi. Üks varasemaid, miks ma näitasin siin fännivideosid just selleks, et kuna mul on hästi selline teksti kallutatud presentatsioon ja ma ei taha, et inimestel jääks mulje, et selles mõistes fännilooming on ainult tekst või ainult lood, et see on ka kunst ja see on ka videod näiteks ja nende tegelikult seis, ütleme niimoodi, on võib-olla veel raskem, sest arhiiv mahutab kõige paremini teksti. Aga üks varasemaid fännivideote tegivaid autorite kollektiive, selle nimi oli Media Cannibals. Üks teine asi veel, mis lahutab tänapäeva seda meediafändomi, fänniloomingut sellest, mis on nii-öelda see legaalne transformatiivlooming, on see, et kuna tegemist on sageli koopiaõiguse alla kuuluvate teostega, siis selleks, et väita ja jube palju sellest legaalsusest on siis USA kultuuriruumis, sest tegelikult algsed fännid on sageli sealt pärit ja ka algne koopiaõiguse omanik sageli istub selles seaduslikus ja kultuuriruumis, on see, et kui väita, et tegemist on nii-öelda selle legaalse osalise ausa kasutusega fair use klausliga, siis see peab olema tasuta. Ja sellest on edasi-tagasi arenenud ka selline asi, mida selles fändomis nimetatakse kingimajanduseks. Ehk sa teed midagi, millest sa ei saa muud kasu, kui et sul on tegemise rõõm ja võib-olla mingisugust hulka teist seltskonda ka rõõmustab. Sest tegelikult see, et ta on tasuta, ei tähenda, et ta ei käiks või ei võiks käia koopiaõiguse rikkumise alla. Ja siit edasi ma ajaloos peatungi lühidalt ka sellel, miks üldse see organisatsioon sai loodud ja miks see arhiiv sai loodud, on see, et koopiaõiguste omanikud on väga ajalooliselt, väga sageli ja väga kurjalt jälitanud ja üritanud tõrjuda teatud sorti fänniloomingut, sellepärast, et ka loojatel, mis on inimlikult ilmselt arusaadav, aga neil on sageli väga kindel ettekujutus selle kohta, kuidas sa nende toodetut pead armastama. Sellel peavad olema nende jaoks sobivad piirid. Ja need võivad olla väga mitmesugused. Need on ka jälle, et kui me nendest piiridest hakkame rääkima, erinevatest piiridest, siis me ei jõua selle presentatsiooni lõpuni, aga olgu see siin nagu lihtsalt välja toodud. Ehk siis, kui me võtame hästi kokku selle, mis võiks olla fännilooming, siis ta täidab mingid lüngad. Sind haarab mingisugune kaanon ehk mingisugune algallikas nii palju, et sa tahad seal rohkem aega veeta või sa tahad midagi parandada või sa tahad sinna midagi juurde panna. Või sa tahad lihtsalt sellele teha sellise väikse kummarduse ja tuua oma Anniga sinna, nagu kass toob sulle selle surnud hiire. Eks ole. Ehk need lüngad võivad olla erinevad, see võib olla lünk sinus eneses, see võib olla lünk, mille kohta sinu sõber küsib, et aga huvitav, mis juhtus seal selle kõrvaltegelasega, kellest me kunagi enam ei kuule. Ja sellest tulebki see kingimajandus, sellest tuleb see, et see on sageli ühislooming väga erinevatel tasanditel, mitte ainult selline, et mitu autorit kirjutavad ühte või loovad ühte asja, vaid ta peegeldab edasi-tagasi, seal jooksevad trendid niimoodi, et keegi korjab mingisuguse asja üles, see konkreetne trend, klišee, tõlgendus muutub populaarseks ja kõik võtavad ja peegeldavad seda üksteisele tagasi. Sama asi on ka see, et see fänniloomingu alla ei käi ainult, kuidas ma ütlen, fiktsiooni loomine, vaid sinna alla käib ka allika analüüs erinevatest aspektidest, olgu see siis watsonlik või doilistlik, eks ole. Ja sinna alla tegelikult käib ka sellega käsikäes kasvanud akadeemiline fändom ehk akafändom.
ta on mittetulunduslik, sest ta tehniliselt on mäng teiste liivakastis. Aga tänapäeval tegelikult, kui me nii vaatame, siis noh, kuidas ma ütlen, ma ei ole ühtegi nendest asjadest, mis siin on, ise teinud. Ma mängin nendega. Miks on see probleem, miks see sageli ei meeldi paljudele koopiaõiguse omanikele? Osadele meeldib, mul siin klõpsab läbi ka mõned, kes on selle toetajad, aga osadele ei meeldi. On see, et ta on transgressiivne sageli, ta on natuke teistsugune. Ta võib vajutada nende jaoks ebameeldivate nuppude peale ja teine muidugi sinna jääb alati see ka küsimus, et kui nemad tahavad mingit ideed kasutada ja siis nad muretsevad, et mõnele fännile on see enne tulnud, see on koopiaõiguse koha pealt. Tänapäeval ma peaks ütlema, et võib-olla kõige nagu tavalisem seos selle koopiaõiguse omaniku ja fännide vahel sarnaneb selle USA sõjaväes kunagi käibel olnud don't ask, don't tell poliitikaga ehk sa ei ütle meile, et sa oled gei ja me ei küsi ka. Senikaua, kuni kõik on vait, on kõik okei, eks ole. Aga ta on sageli selline kastist välja või kasti kõrval mäng või sa tassid sealt kastist mingid jupid välja ja ehitad sellest mingisuguse oma kasti. Ja vahetevahel paljude jaoks see jääbki selleks. See on umbes nagu võib-olla see, et McDonald's võib olla väga vihane, kui ma lähen koju ja teen nende hamburgerit järgi, sest mulle maitseb see. McDonald's tõenäoliselt oleks vihane, sest nemad sõltuvad sellest frantsiisi, nemad kaitsevad oma kaubamärki väga tugevalt. See, kui ma läheksin koju ja ütleksin oma naabrile, et ma üritan järele teha seda, mis oli mingis Michelini restoranis, siis noh, see Michelini restoran tõenäoliselt ei vaevugi mulle midagi selle kohta ütlemast. Esiteks, mul ei tule see niikuinii täpselt samamoodi välja ja teiseks ma ei suuda seda müüa sellises koguses, et see tema kaubamärki häiriks. Aga ma võin võtta ka selle McDonald'si hamburgeri, visata sellest välja midagi, mis mulle ei meeldi ja panna sinna sisse rohkem peekonit. Fännkond. Fändom või fännkond on selline samasugune tore sõna nagu maarahvas või meie külarahvas. Tegelikult. Selles mõttes, et igaüks ütleb fändom ja mõtleb selle all konkreetselt selle asja fändom, mis me oleme. Kui meil on siin jalgpallifännid, siis loomulikult nendel on jalgpalli fändom või fännkond. Ma nende eestikeelsete tõlgete koha pealt, ma ütlen vabandan, need on need, mis meil on välja mõeldud aja jooksul tõlkerühmas. Mõnele inimesele nad kindlasti kriibivad kõrva, mõnele mitte. Aga nagu ma alguses natukene juba ütlesin, ongi see, et see konkreetne meediafändom hakkas arenema väga paljuski, lopsakalt arenema, rohkem inimesi haarama ja lõpuks ka tegelikult peavoolu minema, mis on võib-olla jälle ka kõige hukatus ja samas kõige loomulik tee interneti vaikse arenguga. Ja ma pean ütlema, et see on ka jälle tuleb see, et kes, kus, mismoodi, mida lugema hakkas, eks ole. Meil siin paljud minu eakaaslased lugesid hästi palju vene keele tõlke ulmet. Minul sattus olema teine teema, käisin 21. keskkooli, mis tähendab seda, et mu inglise keel on oluliselt parem kui vene keel. Ja ülemineku aastatel tulid odavad second-hand inglisekeelsed paperbackid raamatutesse kuskile poodidesse, mis tähendab seda, et see oli põhiliselt see koht, kuhu minu see raamatukoilus suundus, mis ka tähendab seda, et ma lugesin võib-olla midagi muud ja mul on siiamaani on see instinkt on see, et ma ei vaata eestikeelset tõlget nii palju. Inimesed räägivad Pratchettist, ma vist esimesed 2 lugesin eesti keeles, aga ma lugesin neid kogu aeg inglise keeles. Ja samas ongi siin, et ma toon siin välja mingid autorid, mille kohta ma avastasin õudusega, et neid kas ei olegi eesti keelde tõlgitud ainult üks raamat, et mitte kõik, aga see tähendas ka seda, et meile tuli ka internet suhteliselt vara ja pärast seda, kui ma kodust ülikooli läksin, siis seal oli ka kuskil internetis, see tähendab seda, et mina koperdasin ja selle nii-öelda laiemalt meediafändomi otsa tänu sellele, et ma lugesin muu hulgas ka Sõrmuste isandat inglise keeles ja Silmarillionit ja ma hakkasin otsima internetist foorumeid, kus selle üle arutleti. Seal see ei ole fändom näiteks, kus ma olen kunagi väga palju fänniloomingut tarbinud. Minu jaoks see oli nagu nii täiuslik, et mulle meeldis selle üle arutada. Ma ei tea, kas keegi siin on, kes mäletab White Councili foorumeid. Ei mäleta ilmselt.
kahjuks mitte. Liiga palju häid asju, liiga vähe aega. Aga tänu sellele ma põrkasin edasi mingisuguste teiste, minu jaoks on need, kus ma fännikirjandust tahan lugeda, on võib-olla sellised natukene ebatäiuslikud fändomid, ehk see allikas ei ole päris selline, et mulle ei tundu, et ta on selline kaunis portselan, mida saab ainult nagu kunsti osas kritiseerida, vaid ta on natukene sakilisem, plastilisem ja sealt võiks midagi parandada või midagi juurde kirjutada või midagi ära võtta või midagi sellist. Aga mina sattusin siia kuskil umbes selle ajal. Aga siit on näha, mida selle slaidi pealt on näha, on see, et esiteks, kui olulised olid need erinevad internetikeskkonnad, selle üldiselt nagu kollektiivse teadvuse ja kollektiivse selle fännkonna arenemisele ja kuidas need asjad hakkasid muutuma sellega, et kõik need keskkonnad nende kahe erinevusega ja sellega, need kolm, ülejäänud ükski ei olnud suunatud fänniloomingule, need on lihtsalt keskkonnad, kuhu sinna kogunesid need inimesed. Ja kuna need keskkonnad ei olnud suunatud fänniloomingule ja nendest ka ainult need kaks on tehtud fännide poolt, siis ülejäänutega tulid kogu aeg need probleemid, mitte ainult see, et koopiaõigusega seotud mingisuguseid asju võetakse väga rangelt maha, aga täpselt samamoodi nagu mingid koopiaõiguse omanikud ei taha, et nende liivakastis teatud viisil mängitakse, ehk näiteks siis tähesõdade frantsiisi nii-öelda omanikud tahtsid otse loomulikult tellida oma Extended Universe'i raamatuid ja siis nad lubasid teatud sorti fännitegevust, mingisugust cosplay'd, mingisuguseid selliseid asju, aga kui keegi vaevus kirjutama sealt samasooliste suhtest, siis sai ta cease and desist letteri, mille kohta öeldi, et seda teemat ei tohi puudutada, sest mingisugused asjad peaksid jääma, säilitama seda süütust, mida me arvaksime, et on olemas ka impeeriumi stormtrooperitel. Ehk et sealt hakkabki olema nagu see asi, et mis on kelle õudusunenägu. Kelle õudusunenägu on see, et teda ei loeta. Kelle õudusunenägu on see, et keegi võtab kaks tema tegelast ja oma peas kujutab ette, et kui nad on samas soos, siis neil on ka suhe. Ja selle vahel on väga palju õudusi. Ja tänu sellele USA's on ka, mitte ainult tänapäeval, on see purity culture on tegelikult väga domineeriv. Me süüdistame katoliiklasi, võib-olla ka tegelikult kõige hullemad puritaanid, nagu nimigi ütleb, on tegelikult protestandid. Aga asi hakkas olema selles, et erinevatel viisidel tõrjuti fänne erinevatest nendest platvormidelt välja ja seda sellepärast, et miks on ka see transformatiivloomingu ühenduse üks põhirolle on see, et seal ei ole tsensuuri. Sa võid kirjutada kõigest või lugeda kõigest, sa pead ainult inimesi hoiatama, mida sa teed. Ja see on ka sellepärast, et ajast aega on nähtud, et kõik tsensuur algab sellega, et keegi ütleb, mõelge laste peale. Nad näevad mingisugust kohutavat asja. Ja see ei ole tavaliselt muuseas kunagi vägivald, see on midagi seksuaalset, mingisugune seksuaalne sisu. Aga vahel on ka see vägivald ja et lastel on parem seda mitte näha. Keelame selle ära. Siis keelatakse ära tegelikult ka, näiteks ütleme nii, et kui mingisugune keskkond otsustab, et ta kustutab ära absoluutselt kõik, kus otsingu sõnana tuleb välja sõna vägistamine. Ja seda on tehtud. Siis keegi kirjutas mingisuguse jutu, kus on sees vägistamine, vägistamisseen, see sõna ja nii edasi. Mõelge, nüüd keegi tuleb ja valetab, et ta on juba 13 ja ta võib seda näha. Aga koos sellega kustutati maha muu hulgas ka näiteks vägistamise üleelanute omavaheline tugigrupp ja muud sellised asjad. Ehk siis miks on see, ütleme, spetsiifiline subkultuur olnud ajalooliselt väga kohati tsensuurivastane on see, et seda nähakse kui sellist kena libedat kaldteed põrgusse. Sa alustad võib-olla isegi heade kavatsustega, aga sa lõpetad sellega, et kaasuv kahju on päris suur. Ja siin ongi näha, et see, et kui järjest hakkasid mingisugused asjad
see on kusjuures aastast 2017 Tumblr on nüüd ka läinud, sest seal pandi ka teatud sisule keeld peale. Nibud, mis lähevad välja, nagu need oleks naiste omad. Ja, see on tõesti kole. Ma loodan, et siin seltskonnas ei ole kedagi, kelle süütus saab nüüd rikutud sellega, et ta sai teada, et naistel on nibud. Kellel on nibud, et ei ole seltskonnas kedagi, kellel on nibud. Jah. Ja teine asi ongi see, et mis võib olla vahepeal, kui kogu see fännikirjandus hakkas minema väga peavoolu, siis räägiti sellest, see oli põhiline, et see on siis 12-aastaste tüdrukute hobi, kus nad kirjutavad sellest, kuidas minu väikesed ponid omavahel seksivad. Mis, nagu ma ütlen, ei ole ka päris tõsi, sellepärast, et tegelikult need, kes alguses hakkasid väga intelligentset ja väga korralikku fännikirjandust, olgu see siis erootiline või mitte erootiline, kirjutama olid sageli tegelikult keskealised ja üle keskealised ülikoolide töötajad, sellepärast et neil oli ligipääs algsele esmasele internetile. Ja tegelikult suur osa seda fännkonda on selle peale üles ehitatud ja samamoodi on see fännkond, kõik ei taha saada nii-öelda professionaalseteks autoriteks, aga sellest fännkonnast on välja kasvanud tegelikult ka väga palju professionaalseid autoreid ja nende hulgas ulmeautoreid ja osad nendest ei häbene oma juuri. Ja see on ka võib-olla nagu asja point. Ehk siit me rääkisime Gilgameshist ja Enkidust. Kõik lähebki tegelikult sinna tagasi. Tegelikult läheb veel varasemasse, aga selle me oleme ära kaotanud kuskile sinna Mesopotaamia savitahvlite sulamisse mingisuguses järjekordses üleujutuses, nii et me ei tea, kes olid enne Gilgameshi ja Enkidut. See on, ja ma lasen siit hästi kiiresti üle, see on ka täpselt samamoodi, et kuna ma olen jobu, kes ülikoolis loenguid peab, siis kui keegi tahab, siis mul on PDF-vormis need slaidid, et kes tahab allikaid minna vaatama. Ma korjasin üles paar ettekannet, mis on üritatud teha selle nii-öelda siis lääne meediafändomi demograafia kohta, mis olid mingisugusel ajal kõige populaarsemad allikfändomid, milles loodi fännikunsti, fännikirjandust ja mida, kus kohas kirjutati. See on nüüd see arhiiv, millest ma räägin. Need on mitte fännide poolt loodud arhiivid ja nende puhul tekkisid ka alati piirangud, mida sa võid sinna üles laadida, millest sa võid seal kirjutada, millest sa ei või seal kirjutada. Mis on selle iseärasus, et see ongi see, et ma juba eilse selle seksi puudumise valguses ma hakkasin kahetsema selle, ma siia sisse panin, ma oleks pidanud panema vastupidi ja ütlema, et jaa, tegelikult, et enamus fännfikki sisaldab väga palju seksi, sest võib-olla siis inimesed nagu, ma saan aru, et see müüb. Aga ei, tegelikult ärge muretsege, seal on ka piisavalt seksi. Mis on selle fändomi omapära, on see, et see ka ilmselt poisse lugema ei õpeta, kui need poisid on väga kinni oma poiss olemises, sest see on suhteliselt mitte meeste ja väga sageli ka mitte sirgete inimeste suunas kalduv subkultuur. Võib-olla sellepärast, et neil on rohkem lünkasid, mida täita. Sest olgem ausad, iga looja, kes tahab saada avaldatud mingis vormis, vaatab, millisele vaatajas, kuulajas, tarbijaskonnale ta oma loomingu suunab. Ja enamasti ta ei keskendu mingisugustele väiksematele protsentidele subkultuurile või ka ta ei keskendu ka sellele, keda on võib-olla vähemalt pool inimkonnast, aga keda, ütleme, viimased paarsada aastat ei ole võib-olla väga oluliseks peetud mingisugusel põhjusel. Siin on natukene uuem artikkel, küll ainult 5000 vastajat küsimusele, aga siiski võib-olla päris hea valim, mis annab ka selle kohta aimu. Ehk siis, kes tahavad täita lünkasid enda ja teiste jaoks. Ja see on see, et kuigi need allikad on põhiliselt väga selline, ütleme USA poole kaldu, muude üksikute asjadega, siis tegelikult neid, kes seal osalevad, jah,
USA ja Kanada domineerib, aga mitte ainult. Ja täpselt samamoodi need ei ole ainult 12-aastased tüdrukud. Ja selle, nii-öelda selle pika ja igava fandomi osa üheks lõpetuseks ongi see, et kui see subkultuur on oma parimas vormis, siis need on need enam-vähem, ma ei saa öelda kirjutamata, sest neid kirjutatakse väga palju, reeglid, mida selles osalemiseks võiks pidada, täpselt samamoodi, kuna inimesed on inimesed igal pool, siis kõik nendest kinni ei pea, aga see põhimõte ongi see, et kui ei meeldi, ära loe. Sul on täiesti võõrandamatu õigus vajutada oma brauseris tagasi nuppu. Kasuta seda. Eelmisega seonduv. See, mis meeldib ühele, ei pruugi meeldida teisele. Kui sa leiad midagi, mis sulle ei meeldi, siis ära mine hüppama selle inimese näkku, kes on seda loonud, vaid mine ja loo seda, mis sulle meeldib. Ja kolmas täpselt samamoodi, kuna seal on tegelikult väga palju just erinevatel suhetel põhinevat fännikunsti ja ma arvan, et seda sageli sellepärast, et tegelikult olgugi, et me jätame kõrvale nii-öelda spektrumi sellest, kus meil on seksuaalsed, aseksuaalsed, romantilised ja aromantilised inimesed, siis tegelikult inimesed on karjaloomad. Meile on suhted, igasugused suhted, aga üldiselt sageli ka romantilised seksuaalsed suhted tähtsad. Ja samas on see, et väga huvitaval kombel sageli nendes allikates, jah, neid on, aga neid on kuidagi, kas on vähe, kas sa ei leia endale sobivat, kas sa ei ole sellega nõus või nendele ei keskenduta piisavalt. Samas ongi ka see, et kui me ainult kõik allikad oleksid suhtedraamad, siis see võib-olla segaks. Aga meil on väga selgelt terve rida inimesi, kes ei tahaks, et näiteks Star Trek oleks Harlekiini romanss, aga samas nad tahaksid, et neil oleks võimalus minna vajadusel ja võtta riiulist väike alaklade, mis oleks nagu Harlekiini romanss Star Trekis. See on see, millest ma juba enne rääkisin, millisest vajadusest kasvas välja tegelikult siis transformatiivloomingu ühendus laiemalt ja kitsamalt see fänniarhiiv. See kasvas välja nendest lugematutest instantsidest, kui inimestel tegelikult, sest ükskõik, nagu kõige muuga, me võime öelda, et suur protsent sellest on solk ja väike protsent sellest on hea ja sa leiad sealt pärleid, mis on paremad kui publitseeritud kirjandus ja sa leiad sellest midagi, mis on sama hea kui halb publitseeritud kirjandus. See on siiski ka looming. Kui inimeste looming hävitati, nad ei saanud seda enam tagasi, selle avaldamine neile endile keelati, et neid on terve rida ja palju. See lõpeb aastaga 2019. Hiina on muidugi siin väga suurepärane, Hiina on ka koht, kus fanfici kirjutajaid on vangi pandud, sest ühiskonnale on võib-olla hea, ma ei tea. Aga see on see, millest kasvas välja. Need on hetked, mida ma ise läbi elasin kõrvaltvaatajana, lugejana, võib-olla natuke tarbijana. Ja rääkides videotest, siis nendega on asi veel hullem YouTube'is. Ma isegi imestan, et see teine video on ikka veel YouTube'is üleval, sest YouTube on läinud väga hulluks, et küsimus ongi ka selles, mis on transformatiivne kasutus ja mis ei ole. Praegu kõik teavad ju, võetakse maha videod sellest, kus laps tantsib mingisuguse poplaulu saatel, sellepärast, et poplaul. Ja nagu ma ütlesin, et lihtsalt vastukaaluks on autoreid, kes ei häbene seda, et nende juured on ka fännikirjanduses. Võib-olla need on osadele tuttavad nimed, osadele kindlasti mitte. Aga ma ei tea, kas keegi Diane Duanet on lugenud? Jah. Mina ka.
just. Tumblr on selles mõttes, sa tunned ära, need screen grab'id on kõik sealt, sest ma olen laisk ja Tumblr on võib-olla viimane, kus praegu on nagu seda fandomi ajalugu mitteametlikult väljas. Noh, Neil Gaimanit ei ole võib-olla teatud ringides praegu enam ametlikult viisakas mainida, aga ma ei tea, Howard oli ka sitapea ja me mainime teda, nii et ma ei tea, et teda ehk on rohkemad inimesed lugenud. Michael Sheen, kõik teavad, on Heade ennete üks näitlejaid. Et noh, neid on veelgi, aga ma ei hakanud neid kokku otsima. Ja siis ongi see küsimus, kas keegi siin on lugenud Naomi Noviku Temeraire sarja. Jah. Eesti keelde on tõlgitud ainult üks, tema Majesteedi lohe, ammu. Seal on tegelikult terve pikk sari ja see on iseenesest päris kihvt. Lohutan kohe neid, kes kardavad, seal ei ole geiseksi nagu kohutaval kogusel, aga seal on lohesid, seal on steampunk ja see on Briti impeeriumi ja Napoleoni sõdade aegne alternatiivajalugu, juhul kui meil oleks lennuvägi, mis oleks lohed. Soovitan nendele, kellele selline asi meeldib. Mõõkasid on seal vähem, aga lohesid on. Jaa, aga see on ju tegelikult selle koloniaalimpeeriumi aegne alternatiivajalugu, selles mõttes ongi väga loogiline, et India ja Hiina tulevad kohe sisse. Lohede koha pealt on ju ka väga loogiline, et nad sinna sisse tulevad. Aga põhimõte on see, et kunagi ammu ei olnud ta seda veel kirjutanud. Naomi Novik, kuigi ta seda oma esinemises väga ei ütle, aga ta ei salga seda ka maha, on ka fanfiki kirjutaja Astolat, kes on kirjutanud suure hulga fanfiki selles ka jälle hoiatuseks või meelituseks kellele, mis moodi paljudes on geiseksi. Lihtsalt nagu, et me oleme ausad, eks ole, et ei oleks ka jälle keegi, kes minestab ära, kui selgub, et kuskil on nibud või midagi muud. Sellest samast fanlore, mis on fännipärimuse wiki, sealt saab lugeda tegelikult kogu seda ajalugu ja seda, millest, aga tema oli võib-olla üks, kes pani selle kivi veerema, sest järjekordse keskkonna nii-öelda fännidele kadumise või piiramise järel inimesed olid ammu rääkinud, see on paljud räägivad, aga meil oleks vaja oma tuba, oma servereid, oma keskkonda, oma foorumit ja sellest kasvaski välja tegelikult meie oma arhiiv, mis iseenesest jälle kirjanduslooliselt, see muidugi ei ole jälle ulmeline, on tegelikult tagasi õige Virginia Woolfi oma toale. Ja transformatiivloomingu ühenduse alla käib tegelikult terve rida neid projekte. Ma räägin sellest arhiivist võib-olla veel kõige rohkem natukene. Jah, mul on veel umbes tunnike aega, kui te kannatate välja. Võib-olla vähem. Aga soovitan käia ja lapata neid lehekülgi. Ja tegelikult transformatiivloomingu ühendusega niimoodi, kuigi ta kasvas välja sellest lääne meedia fandomist, siis tegelikult nende katuse alla, nad üritavad pakkuda, kes tahab tulla nende katuse alla, sobivad kõik. Ehk on teisekeelseid keskkondi, kus fännid suhestuvad sellega, mis neile meeldib natuke teistmoodi, kultuuritraditsioonid on teised ja nii edasi, aga nad üritavad luua nii-öelda keskkonda, kus seda sorti kultuuri oleks võimalik viljelda või säilitada. Ja sinna alla käivad need projektid pluss veel see ka nii-öelda seadusalase eestkõnelemise projekt, millel ei ole eraldi oma logo, aga mis on ka päris oluline, sest seal on päris juristid, kes annetavad oma aega selleks, et näiteks USA ülemkohtu ees argumenteerida kaasust, et fännivideotes algallikate klippide kasutamine on transformatiivne ja läheb fair use'i alla, ehk et neid ei võetaks maha. Fanlore on hästi kihvt koht, see on fännipärimuse wiki, selle hooldajaid kutsutakse fännipärimuse aednikeks ja sinna tegelikult üritatakse panna ülesse ja talletada mingil määral. Me teame küll, et ühest küljest kõik, mis on internetis, on igaveseks, teiseks küljest me teame, et andmekadu on tõeline, ehk miski kaob ja sa ei saa seda kunagi tagasi, eriti tänapäeval. Paber kestab tegelikult hoopis tõenäolisemalt kui su mingisugune flopi.
nii et ma arvan, et ei ole üldse paha pärimust säilitada. Avatud uksed tegelebki ka sellega, et ta korjab kokku, pakub võimalust kõigile nendele kadunud või kadumisele määratud üksikutele arhiividele, kodulehekülgedele, veebiringidele, mis kunagi üleval hoiti, aga mille adminid on väsinud võib-olla või millel ei ole enam serveriruumi, keegi ei viitsi selle eest maksta, korjab neid kokku. See on nüüd siis see eelretsenseeritud akadeemiline väljaanne, ajakiri, ta ilmub küll ainult veebis, aga see on siis põhimõtteliselt akadeemiline vaade sellele lääne meedia fändomile, fännikultuurile, sellele kõigele. Ja õigusalase eestkõnelemise projektist ma juba lühidalt rääkisin, mis on tegelikult, et ta ongi täpselt, ta keskendub tegelikult ikkagi USA seadusandlusele, aga jällegi samas, kuna ta kasvas välja eelkõige seal toodetud allikate fännamisest välja kasvanud fännkonnale ja nende raskustele, siis selles mõttes ta klapib. Ja siis lõpuks ongi meil siin meie oma arhiiv. Ideaalis seda kujutati ette kui absoluutselt igasugust fänniloomingut majutav arhiiv. Aga jällegi täpselt samamoodi me teame andmemahu piirid. Probleemid on see, et ta tegelikult on hästi predominantselt või suuremas osas on seal fännikirjandus. Fännikirjanduse alla ei käi mitte ainult nii-öelda, kuidas me ütleme, fänni ilukirjandus ehk fiction, vaid tegelikult sinna võib panna ka metaanalüüsi teatud viisil fänniliku originaalteose ehk see, et kui ta kasutab seda, mis tundub nagu olema fännikirjanduslikud klišeed, troobid, fännikirjanduslik keel ja inimene ise ütleb, et see on fänniteos, siis see kuulub sinna. Ta ei majuta praegu mitte mingisugust videomaterjali ja see on ka see, miks jube palju videosid on kadunud, aga videotele ta lingib. Mis on tema võib-olla kokkuvõttes sellised omapärad ja ka mõnes mõttes eelised, ongi see täpselt samamoodi nagu transformatiivloomingu ühendus. Ta on mitte kaubanduslik, mitte tulunduslik, ta põhineb tegelikult ainult annetustel ja ta on ainult annetustel tegelikult aastast 2009 toiminud, ma näitan pärast natuke statistikat, mitte ainult toiminud, vaid ta on tegelikult väga populaarne ja väga suure liikluskoormusega sait. Ta on avatud lähtekoodiga, mis tähendab seda, et tegelikult kõik võivad selle koodi kallal vabatahtlikult töötada, aga teine asi on see, et nad on täiesti nõus annetama seda foorumi lähtekoodi, kui keegi tahab omale oma serveris ja sama formaadiga foorumi püsti panna, siis see on täiesti võimalik. Lihtsalt millegipärast enamus inimesi ei viitsi seda teha. Ta ei rendi kellegi pilve, vaid tal on serveri farmis oma konkreetsed serverid, mida aeg-ajalt välja vahetatakse. Jällegi täpselt see, sellepärast need asuvad küll USA-s, mis tähendab seda, et jälle tulevik on nagu ta on, aga selle asja point on see, et kui mitte keegi ei oma su pilve, siis mitte keegi ei saa öelda, et vot näiteks heteroromanssi sa võid sinna kirjutada, aga mingisugust kombitsate porri sa ei tohi sinna panna. Või sa ei tohi kirjutada mingisugust poliitilise maiguga pastiši, mis põhineb mingisugusel allikal. Oma tuba, oma luba. On mõeldud kõikidele fännidele. Tal on väga suurepärane sildisüsteem. Ehk sul on võimalik märgistada, sildistada. Osad on nii-öelda kanoonilised sildid, osad on vabavormis sildid. On olemas terve suur hulk kulisside taga töötavaid vabatahtlikke, kes ühtlustavad neid silte, nii et sa nende järgi midagi ka üles leiad ja tal on väga korralik otsing. Tänapäeva internetis on ta mõnele on ta õudne, kui noored sinna jõuavad ja teistele on ta väga värskendav, ehk seal ei ole mitte mingisugust algoritmi. Ta on arhiiv, ta on raamatukogu. Ehk sa leiad kartoteegi süsteemi järgi, kui sa oskad seda kartoteegi süsteemi kasutada, mis on päris hea, siis sa leiad igasuguseid asju ülesse. Aga ta ei viska sulle ette seda, ma arvan, et sa tahaksid nüüd lugeda seda. Kõigile, kes tahavad kasutada, soovitan lugeda korduma kippuvaid küsimusi.
on üsna katvalt asi üleval. Siin on natukene, näiteks te saate seal täpselt lugeda, mida tähendab, kuidas, kui oma tööd sinna üles laadida, siis kuidas seda sildistada, mis on kohustuslikud märgised, mis on vabatahtlikud märgised, kuidas neid on, kuidas nende omavaheline see sildipuu toimib. Ja mitte ainult ühes keeles. Arhiivi enda interface on inglise keeles ja seda ilmselt ei tõlgita nii peagi. Aga osad korduma kippuvad küsimused on erinevatesse keeltesse tõlgitud. Ja teine asi on see, et ta kasutab seda konkreetset otsingu mootorisüsteemi ja syntaksit, mis tähendab seda ka, et kui keegi tahab leida viise, kuidas veel loovamalt ja paremini otsingut kasutada, siis see on üks hea postitus selle jaoks. See on mõeldud nendele inimestele, kes juba seal käivad ja otsivad paremat viisi. See ongi täpselt ka see, et sa tohid sinna üles laaditada kõike, mis on fänniteos. Ja sul on teatud kohustuslikud sisuhoiatused, mis sa pead sinna lisama või sa pead valima, et sa ei kasuta arhiivi sisuhoiatusi. Ehk see on siis, viimasel juhul on see, et inimene teab, et sa sisened omal riisikul või teisel puhul on olemas peamised hoiatused, kas see sisaldab vägivalda, kas see sisaldab vägistamist, kas see sisaldab alaealistega seotud võimalikult häirivat sisu võib-olla, eks ole. Kas see on lõpetatud töö, sest kuna tegemist on hobiga, siis seal on ka väga palju lõpetamata asju. Mis on võib-olla sellised olulised verstapostid lihtsalt ülevaateks selle arhiivi arengus on see, et 2017 saavutati 25 000 allika fändamist teoseid sinna. 2019 võitis ta Hugo. Hugo võttis vastu Naomi Novik ehk Astolat kogu selle projekti nimel. Ja siin on väike väljavõte tema kõnest, mida ma ka teile pidama ei hakka. Avatud beetast väljus ta sellel aastal ehk siis 17 aastat pärast beeta algust. Ta tegelikult oli suletud beetas üks aasta enne 2009. Ja nagu näed, jah. Mida avatud beetast väljumine tähendab? Avatud beetast väljumine tähendab seda, et kuni ta oli avatud beetas, siis põhimõtteliselt sinna sai ainult kutsetega. Aga sest oli vaja kontrollida koormus serveritele. Sa ei pea olema seal kasutaja, et sisu lugeda, kuigi viimasel ajal on inimesed hakanud lukustama oma sisu mitmel põhjusel. Üks asi on ka see, et kasvav tehisaru, neid LLM mudeleid treeniti tegelikult väga palju Svenfiki peal, mille tõttu mingisugused asjad võib-olla, mis sa söödad sinna, et see teatab, et see on tehisaru. Tegelikult on sinna sisse söödetud palju tasuta fanfikki, sest seda oli hea nagu kroolida. Ja teine asi on see, et täpselt samamoodi inimesed on inimesed, kuigi meil võivad olla sellised üllad fändami seadused, et kui sulle ei meeldi, siis kobi tagasi ja tee ise midagi muud. Või kirjuta oma lehel, miks sulle teatud asjad ei meeldi. Siis inimesed ikkagi ei tee seda ja nad lähevad teise inimese näkku hüppama ja ütlema, aga miks sa kirjutad seda, mis mulle ei meeldi. Ja see tähendab seda, et kui sa ei ole kasutaja, siis sul ei ole ligipääsu võib-olla osadele teostele. Sa ei pea olema kasutaja selleks, et kasutada kõiki muid tegelikult. Seal on väga palju, seal on võimalik erinevas vormingus, e-raamatu vormingus alla laadida sisu. Ja nagu näha, siin on see, et alustati alla 350 kasutajakontoga ja 6500 teost. Ja on kasvanud aja jooksul niimoodi. 2008 suletud beeta, 2009 avatud beeta. Nüüd ta väljus avatud beetast ja vähemalt avaleheküljel on praegu veel küll ka sõnum, et sa pead saama kutse
liitumiseks, aga need kutsed ei ole enam ainult selle kaudu, et igale kasutajale antakse mingi aja jooksul 10 kutset, mida ta võib laiali jaotada, vaid sa võid ennast panna järjekorda ja ma arvan, et mingi hetk nüüd kohe-kohe nad avavad tegelikult ka täiesti lihtsalt konto loomise. Keskmine lehe avamiste arv päevas aastal 2025 ületas 110 miljoni piiri. 350 registreeritud kasutajat alguses, 2009 avatud beetaga umbes 2000, see oli siis, kui mina oma kasutajakonto sain. Nüüdseks 10 miljonit registreeritud kasutajat. Aastal 2009 natukene rohkem kui 20 000 teost, nüüdseks 17 miljonit. Ehk nende hulgas on mõni pärl kindlasti. Ja see on lihtsalt nädala liiklus arhiivis. Ehk siis miljonites, eks ole. Ehk ta on tegelikult, ta on rohkem avamisi kui näiteks projekt Gutenberg oluliselt, eks ole. Tulevik. Tuleviku kohta on see, et kõik muidugi loodavad, et ta kestab edasi, aga tuleviku väljakutsed on nagu meil kõigil. Muutused. Muutused veebi olemuses, algoritmide tulek, mida paljud meist vihkavad, aga mõned meist kasvavad sellega juba üles, nad ei oskagi teistmoodi liikuda. Tehisaru tulek, sest juba on käimas uued sõjad sellega, sa kirjutasid selle tehisaruga, ma kirjutasin selle tehisaruga ja vot see on see, mis minu meelest käib olemuslikult fänniloominguga täiesti vastu, et see on kena, et tehisaru suudab kirjutada selle loo, aga siis võiks keegi teine selle juba kirjutada. Aga noh, ju ma olen ka jälle mingi vana X-generatsiooni peer, ma ei oska öelda, eks ole. Muutused fännkonnas, muutused fännikultuuris, sest samamoodi sellega, kus ta on läinud vabavoolu rohkem levimust, siis on see, et sinna liigub tohutu hulk inimesi, kes otsustavad ikkagi, et kuulge, aga teate, et mingisuguste asjade tsensuur on väga hea. Reeglis on nende asjade tsensuur, mida nemad peavad moraalselt valeks või enda jaoks vastikuks. See vabatahtlike väsimine, see on iseenesest hämmastav, see on praktiliselt 20-aastane projekt, mis on jooksnud ainult vahetuvate vabatahtlike peal ja ma arvan, et ainult tänu sellelt on tegelikult nii suur ja rahvusvaheline on see võimalik, pluss ainult puhtalt annetuste peal. Ja tegelikult ütleme nii, et keskmisel fännil ei ole palju raha. Peovoolustumine, seadusandlus, poliitiliselt segased ajad. Samas on see, et uksed on alati avatud. Mul on siin on lihtsalt inimestele, kes on huvitatud, on viiteid või edasi lugemist. Ja kui te tahate, siis ma teen arhiivi lehekülje lahti ja navigeerin seal natuke, et te näeksite, milline see on. Kui te ei taha, siis ma seda ei tee, see on nii-öelda vabalt, keda huvitab. Küsimusi? Jaa, mul on küsimus, et seal on tohutu hulk miljonites teoseid. Kas need on kõik inglise keeles või on ka muus keeles? Need on ka muudes keeltes. Inglise keel on täiesti domineeriv, aga nad on ka muudes keeltes. Ja mul ei ole seda slaidi, ma ütlen ausalt, ma jällegi nagu inimene teab asju viimasel minutil, ma ei mäleta täpselt, mis on number 2 praegu, kas on Hiina. Sest hiinlased kolisid suures hulgas üle, kui Hiina riik pani otseselt tsensuuri peale väga tugevalt teatud sorti fänniteostele. Ja seda mitte sellepärast, et nad kasutaksid koopiaõigusega kaitstud algmaterjali, vaid sellepärast, et fui gei. Eks. Näidis navigeeri eestikeelsete teoste peal. Ma ei tea, see võib mõnele inimesele siin selle samuses kuiki tekitada, aga proovime. Ma pean nüüd jälle jõudma selleni, et ma panen selle kinni ja et ma saan browserisse ja et ma saan sorry.
nii, et kui te ei ole sisse logitud, siis see põhimõtteliselt interface näeb selline välja. Vabandust, ma keeran nüüd niimoodi ja vaatan, et kas mu hiir on nõus suhtlema selle pinnaga. Nii. Et siit te võite näiteks leida, mis ja kui populaarsed fandomid on. Te võite võtta lihtsalt fandomite nimekirja. Te võite otsida. Otsing on päris hea. Ma ei tea, oota, vaatame. Sest ma mäletan, et peab olema nüüd edit your search. Ja kui me võtame selle siit ära ja vaatame siit. Palun. Olemas täiesti tuttav fandom. Kusjuures ma ei mäleta, kas see on eesti või inglise keeles kirjutatud. Ma tean küll vähemalt ühte autorit. See ei ole minu fandom selle tõttu ja ma kahtlustan, et see on filmi tegelikult see. Aga eesti keeles on ka, ma tean tänu sellele, et kuna ma olen tõlke vabatahtlik, siis ma tõlgin vahel ka mingeid eestikeelseid silte. On mingisugune grupp, kes kirjutab mingisugust Korea popi totaalset crackficki. Crackfick ongi see, nagu, mis ta kõlab, ehk nagu sitt kokaiin. See on tahtlikult väga veidrad lood. Siis ma tean, et viimati keegi kirjutab Dragon Age'i ja vist eesti keeles, sest vähemalt sildid olid eesti keeles. Melchiori koha pealt ma ei mäleta, kas see on eestikeelne või inglisekeelne. Vaatame, mis palju siit välja tuleb. Ega neid palju ilmselt ei ole. Inglise, jah, näe, ja ka eestikeelne olemas. Küll vähe, aga on. Ja siit on võimalik valida. Rääkimata sellest, et sa võid nendele lisaväljadele panna nii kaasatava kui ka välistatava mingisuguse sildi või termini. Ehk selles mõttes see ongi, et kuna ta on selle Luzerni query peale ehitatud, eks ole. Ma ei tea. Jah, ja see ongi see, et täpselt see ongi ka jälle üks asi, et liigutakse mujale ära. Wattpadi probleem on muidugi ka jälle see, et ta ei ole fännide enda oma. Ühel hetkel ärkab ka keegi seal praegu, nii-öelda osad allikaloojad on nüüdseks aru saanud, et see tegelikult ei võta nende küljest midagi ära. Kui keegi kirjutab fännikirjandust nende allika kohta, sellepärast, et seda tõenäolisemalt tarbib ta ka seda allikat ennast ja sellega seotud igasugust kommertsialiseeritud träni. Just, aga see ongi täpselt ka see, et mingisugusel hetkel tekivad neil mingisugused ja siis nad ei taha seda. Ehk see on ka jälle, see on täiesti mingi oma ettekande teema, kuidas ajalooliselt on mingisugused, mille kohta fandomis on käibel termin the powers that be, ehk siis kõrgemad jõud, on otsustanud, et need fännid ei ole need, keda me tahame. Stargate Atlantis on muuseas üks hea näide. Mina ütleks see, et selle ajal, kui meie siin kindlasti, kui sina alustasid ja enam-vähem ka siis, kui veel mina alustasin, oli veel see, et mitte kunagi ei tohtinud see kõrgemate jõududega kokku puutuda. Tänapäeval lihtsalt saadetakse neile Twitteris oma fänni. Ja see on ka nagu niimoodi, see on see, et vabandage, noored, ärge tehke seda. See on ka, ja sellega on ka nagu see üks ja teine asi. Et sellel on täiesti legitiimsed põhjused ja viisakad põhjused, miks seda mitte teha. Teisest küljest on see ka jälle seega nagu, et see on ka jälle, see ongi see, et ma mitte ilma asjata ei võrrelnud seda selle täiesti ajalooliselt eksisteerinud don't ask, don't tell poliitikaga sõjaväes.
et siis ma võin proovida seda, et kui sa logid sisse, siis võib ta näha välja sul natukene teistsugune, ehk sa võid näha natukene rohkemaid asju. Ja teine asi on see, et siin on võimalik panna endale siis järjehoidjaid. Sa võid oma järjehoidjatele anda lisasilte, millega sa suudad neid pärast otsida. Mina olen olnud laisk. See on teine asi on see, et kogu see kollektiiv, kuidas ma ütlen ka, väga suur osa sellest fandomist ei ole ka, kuidas ma ütlen, tänapäeval on vist viisakas öelda, et neurotüüpiline. Ühesõnaga, seal on väga palju inimesi, kes on neuroerinevad, mis on minu rõõmuks on näha ka muidu ulme fandomis, sellepärast, et minu jaoks need on normaalsed inimesed. Eks ole, aga asja point on see, et seal on terve hulk selliseid kenasti, ja see on kompliment, obsessiivkompulsiivselt, kes ehitasid oma soovituste nimekirjad, oma järjehoidjate nimekirjad ülesse mitmesuguste erinevate keeruliste sildisüsteemide peale. Ajalooliselt inimesed teavad, oli Delicious oli näiteks üks selline järjehoidja keskkond. Ja siis ühel hetkel Delicious otsustas, et ta teeb oma järjehoidjate organisatseerimise täielikult ümber, selles mõttes, et keegi kuskil korporatsioonis ütles jälle, et kuulge, kihvtim on niimoodi. Ja see hävitas inimeste aastate töö. Selles mõttes, et laiemalt see ei ole mitte ainult fänniteoste loomine, see on kõik see kõrvaltöö, on soovitused, ehk sa võid mingisuguste väljakutsete, loomeväljakutsete jooksutamine, tegemine, modereerimine, kuhu ma olen ise servapidi sattunud mingil määral kunagi. Et eks ta on, ütleme, et ta on kollektiivne hobi. Ja see oli ka jälle katastroof. Ja sa võid, sinu järjehoidjad võivad olla salastatud, nii et inimesed neid ei näe. Või sa võid märkida nad kui soovitused, aga põhimõte on see, et mida sa võid näha, siin on need 4 arhiivi suurt kohad, kus sa märgid, kas see on lõpetatud. See ei ole lõpetatud, sest see on laastusari. Kas sul on tegemist need suured kategooriad gen/het, ehk kas sul on seal romanssi, või see on üld, millisele audientsile on ta mõeldud, mille puhul kasutatakse väga palju neid tegelikult siis USA filmitööstuse neid nii-öelda sisuhoiatuste tasemeid või reitinguid, kas ta on explicit, kas ta on mature, kas ta on general audiences, mida on õudselt raske tõlkida ja mida me ei ole siiamaani mõelnud välja, kuidas tõlkida. Ja muid selliseid asju, mis sa leiad, eks ole, aga siit sa leiad ka osad nendest, on siis fandomi nii-öelda kanoonilised sildid, ehk need on tegelased, kes on selles fandomis olemas, niipea kui tekib juurde uus fandom, siis keegi nendest sildisilujatest ehk tag wrangleritest võtab selle oma hoolde ja hakkab vaatama, sest inimesed kirjutavad ka neid peategelasi vahetevahel kirjutatakse erineva kirjapildiga. Nad kannavad hoolt, et need kõik, kui sa klõpsad selle sildi peale, et kõik need natuke teistsugused kirjavariandid ja need jookseksid õige peasildi juurde kokku. Sa saad lisada oma vaba nii-öelda silte. Kui sa teed seda, salvestad seda järjehoidjat, siis sa saad lisada endale märkuse ja see on jälle järgmine suur see, et tegelikult need peaksid olema, nagu öeldakse, et autorid ei tohiks lugeda, mida on kirjutanud lugejad nende teoste kohta, kui nad neile järjehoidja panevad, sest mõni kirjutab sinna selle, ära enam kunagi seda loe, see oli pask. Ehk et see on mõeldud, tegelikult järjehoidjad on mõeldud lugejatele, kuigi autorid käivad vahel neist ka vaatamas. Selles mõttes, et seda, mida sa ütled avalikult autorile, võid sa jätta kommentaarina loo alla. Või sa võid lihtsalt klikata sinna, et meeldis, aitäh pingutuse eest, mille kohta seal foorumis on käibel termin kudo või kudos ehk kiitus. Aga täpselt samamoodi sellele oma järjehoidjale sa võid lisada ka sildid, ehk sa võid tekitada endale siia selle kadunud Delicious'i väärilise
struktuuri, kuidas sa otsid oma loetuid või kui sa jooksutad kuskil mingisugust soovituste foorumit või noh, tänapäeval ma ei teagi, kas keegi enam Tumbleris soovituste blogi peavad vist küll, ma ei ole mingi aeg seal käinud jälle, on ka pausid. Jah. Nad ei leia niikuinii, kui nad ei taha. Kui nad tahavad, siis nad leiavad. Et, ja täpselt samamoodi, mis on siin olemas, on tegelikult see arhiiv annab võimaluse korraldada, mis võib-olla meie inimestele, kes ei ole seal olnud kõige arusamad nagu jutuvõistlusi, aga nad ei ole võistlused. Ehk nad on pigem loomeväljakutsed. Ehk põhimõtteliselt pikk traditsioon on sellel, et nendel teistes keskkondades tekitati loomeväljakutsed. Ükskõik sulle anti ajend. Kas see oli pilt? Ja kirjuta 1000 sõna selle pildi põhjal selles ja selles fandomis. Või kingivahetused. See on üks, milles mina aeg-ajalt osalen. Üks esimesi fandomeid oli Highlander ja just see sarja osa eriti. Ja see on hämmastaval kombel väike fandom, mis on siiamaani elus, kuigi ta on iseenesest eelajalooline, aga samas me teame, et surematu. Ja seal on näiteks aastavahetuse kingivahetus jookseb siiamaani, ehk inimesed annavad ennast ülesse, mida ma olen nõus kirjutama ja siis sinna vastu, mida ma tahaksin vastu saada. Ja siis sa kirjutad kingituse sellele inimesele, kelle moderaatorid on sulle määranud, kokku sobitanud, vastusena tema ajenditele, tema soovidele püüad kirjutada, kas selles vormis, nende klišeedega, selle tegelase kohta, täidad selle hetke, midagi sellist. Või siis on, kunagi olid live journalis jooksid need travel community'd, ehk seal mingi näiteks kord nädalas või 2 kord nädalas postitad mingisuguse hulga ajendi sõnu ja selle põhjal travel on täpselt 100 sõna. See on jälle mingisugune väike oma harrastuskunstivorm. Ja neid kõiki on võimalik tegelikult selles arhiivis, kuna ta on sellest fandomist välja kasvanud, on neid vahendeid, kuidas selliseid väljakutseid korraldada. Veel mingisuguseid? Sul on seal üks sõna fluff. Ma ei tea, mida see sõna fluff tähendab. Jaa, vaat see on juba teine asi ka, et igal subkultuuril on oma sõnavara. Ehk fluff kõige paremini kirjeldada on see, et see on selline nunnu ja hüke kombinatsioon, ehk see on positiivne nunnu, hea õhkkond. Ehk ta on Grimm-Taaki täiesti totaalne vastand. Ja, ka nii võib-olla, see on väga hea. Suhkruvati lugu on öeldud selle kohta. Küsiks, kas AI generated tag on selle kohustuslik võetamist? Sellega on ka jälle, see on suur uus diskussioon nendes ruumides. Põhimõte on see, et seda võiks ju teha kohustuslikuks, aga asja point on see, et need, kes tahavad varjata, niikuinii ei pane, siin on kõik vabatahtlikkuse alusel. See ongi jälle ka üks tuleviku väljakutse. Ja inimesed vaidlevad kommentaarides ja järgmised nii-öelda inimeste vahelised tülid on see, et sa kasutasid AI-d selle jaoks või keegi tuleb sinna ja teatab, et ma kopeerisin selle Wattpadilt siia ja kasutasin AI-d ja siis imestab, miks inimesed ei kiida teda selle eest, et AI-d kasutas. Et vabatahtlikkuse alusel soovitatakse ja siis on see, et keegi ei salli kedagi ja siis ta läheb ja teatab, et lasin sinu jutu AI detektorist läbi ja sa kasutasid AI-d, mis ka jälle on problemaatiline, nagu me teame ka akadeemia poolelt, sest tegelikult kui me söödame tehisarule absoluutselt kõik sita sisse ja kulla, mis meil on, siis arvake ära, mida ta regurgiteerib selle sita ja selle kulla kihte niimoodi, eks ole. Ja siis sa söödad midagi uuesti sisse ja siis ta ütleb, et ja muidugi see on AI, sest seda on temasse juba kunagi varem söödetud. Issand, kes mida keegi sinna söötis, ma ei mäleta enam keda, Austinit või ei, Mary Shelley Frankensteini, jah. Ja et 100% AI generated. Et ma tean, et nagu võimas ja nagu nii-öelda ulme aluse pani ja kõik ja puha, aga ma kurat, ma ei teanud, et tema ka juba tehisaru oskas kasutada. Jah, Eino Päbit ja kõik, nad juba tulid, eks ole, see on kõik meie eest varjatud.
Steampunk tehisaru. palju sa tööd teed selle tõlkimise ja vränglemisega seal? Mina ei ole wrängler, ma olen ainult tõlkija ja ma olen väga laisk, ma teen nüüd pikad tähtajad ja aeglaselt. Sest kõige muu kõrvalt, sest ma töötan umbes 1,3 täiskoha koormusega oma päris töös või noh. Õudne, 1,3 Jah, koormust. jah. Ma olen nii sedapidi haige. Võrkahoolik, sa ei oska mitte töötada? Tead, isegi mitte ainult seda, mulle ühest küljest mu töö meeldib, ma olen täiesti juba peale sattunud töö otsa, mis sobib ATH inimesele, diagnoosimata ATH inimesele. Aga teine asi on see, et teate, mulle meeldib raha. Tähendab mitte raha kui iseenesest, mitte niimoodi nagu Elon Muskile meeldib raha. Mulle meeldib raha, mille eest ma saan osta endale suure hulga raamatuid, mida mul nüüd ei ole aega lugeda. Aga nagu ma olen siin paaril inimesele juba öelnud, et vähemalt võib-olla, okei, nad ei lähe pahaks. Et kui kõik läheb hästi, siis kunagi keegi paneb minu koos nendega põlema nagu viikingite põletusmatused. Ja kui ei, siis jäävad need kellelegi teisele lugeda. Veel midagi? Arhiivi kohta isiklikke küsimusi, mitte isiklikke küsimusi. No, ma nägin, et sa 2 korral sõna fänn kirjutasid 2 n-iga. Kas see on teadlik valik? Jaa. Miks? Meeldib. Eestistatud liitsõna. Aga kaashääliku ühendi järgi peaks olema fännkond 1 n-iga. Jah. Aga point on selles, et mulle meeldib lingvistika, aga seal on teatud asjad, mis mulle meeldivad teatud moodi, siis nad minu kõrvale kõlavad hästi. Ja kuna mina olen üks selle tõlkemeeskonna vabatahtlik, siis me jagasime ära, sest väga raske oli jagada. Fandom inglise keeles tähendab mõlemad ja sa saad kontekstist aru, kas see on allikas või see on laiemalt see fännkond. Ja lisaks, kuna mujal mainstreamis on võib-olla kasutatud 1 n-iga fännkonda teises teemas, siis see jäigi eristatud niimoodi, et fännkond tähendab põhimõtteliselt seda Western Media fandomit ja seal, kus me räägime oma tõlgitud juhistes või tekstides allikast, näiteks Stargate Atlantis, näiteks Highlander, näiteks ma ei tea, Jane Austen ja tema romaanid, siis sinna me kirjutame eestindatult fandom ääga. Ja need on puhtalt valikud. Tulge vabatahtlikuks, vaielge, võtke üle, ma saan tiimist ära minna, tehke paremad kaashääliku ühendid, mis teile meeldivad. Aga mis e-kirja puudutab, siis veel niisugune asi, teate kõik, mul on reaktoris oma rubriike ja alailma kasutan seal sõna zombi. Mina sõna zombi põhimõtteliselt kasutan S-tähega, ikka vaatan, toimetaja on sinna Z-tähe asemele pannud, aga igale poole mitte, mõnele poole on S jäänud. Nii et te kõik teaksite, mina eelistan sõna zombi kirjutada S-tähega, kuidas sinuga on? Kusjuures tead, ma ei ole kunagi selle peale mõelnud ja ma kahtlustan, et minu puhul see sõltuks võib-olla ka jälle registrist. Ehk siis kui see oleks, kui see oleks nagu midagi, eriti kui see oleks väga just eesti keele keskkonnaga seotud ja me läheksime tagasi ja mõtleksime Hellalt Aaviku peale ja veel tagasi ja niimoodi ja me räägiksime võib-olla Eesti nii-öelda külakeskkonnas ja folklooris sellest, siis sinna sobiks zombi S-iga, täiesti nagu totaalselt. Samas, kui ma teeksin mingisugust tõlkekirjandust või ma ei tea, tõlgiksin seda siin eile kirutud ja ilmselt vähe loetud Anita Blake'i ehk Laurel Hamiltoni, siis ma võib-olla sinna tahaksin millegipärast instinktiivselt eestindada zombi. Aga see on ka jälle see, et mina olen see inimene, miks ma lugesin Sõrmuste isandajat inglise keeles. Kääbiku tõlge on minu meelest väga hea, aga mind ajab Eesti Sõrmuste isandad tõlge kettasse, koonusesse, tagajalgadele ja kõik need sellised suurepärased sõnad sellepärast, et seal on mindud eestindamisega liiale vastupidiselt Tolkieni enda juhistele, kuidas tema asju peaks tõlkima. Ja ma nagu küsin ka seda, et miks Jane Austeni romaanide tõlkijad ei tõlgi ära inglise perekonnanimesid meile. Ei tõlgi ja selle tõttu ei peaks meil olema ka mitte Paunaste, vaid meil peaks olema härra Baggins. Koos joonealuse märkusega.
sest Tolkien oli ikkagi lingvist ja keelemängija ja tal oli põhjus, miks oli Baggins, sellepärast, et tegelikult ta ei olnud Baggins. Olgem ausad, eks ole. Samamoodi nagu ka Merry ja Doc Brandybooki ei olnud. Aga siis eesti keele tõlkijad vist lähtusid ka siis sellest, et ta tõlkisid need, mis Tolkien oli nii-öelda Westronist tõlkinud. Jah, ehk nad keerasid Westronile veel vindi peale, nad tegid Westroni eesti keeleks ja siis nad tegid seda ka valesti. Mis kuradi rõõmuväljad, Gladden Fields, Gladden on vana inglise Iiris, seal kasvasid iirised laipade peal. Seal ei olnud rõõmuga midagi pistmist, see oli vana lahingu koht. Mis kuradi rõõmuväljad? Vabandust, see on minu. Kommentaare, küsimusi, vaidlusi, kaeblusi.